tervist, hea Ruumeri vaataja! Täna oleme tulnud siia Laitse ralliparki, et vaadata ühte toodet, mida minu hinnangul tegelikult ei peakski päriselt olemas olema. Ma ei kujuta ette, mida mõtles see inimene, kes arvas, et hobikart peaks olema kahekohaline, aga igatahes mõtles ta selle välja. See toode on siin Laitse rallipargis olemas ja me kasutasime kohe võimalust enne kõiki teisi inimesi sellega üks väike proovisõit teha. Tehnilise poole pealt on tegu võrdlemisi tavalise hobikardiga. Siin on mootor, mille veojõud läheb tagaratastesse. See mootor on natukene võimsam kui teistel hobikartidel, mida näiteks siin Laitse rallipargis kasutatakse. 270 kuubiku asemel on siin 390 kuubikut, mis annab siis umbes 18 hobujõudu tavalise 13 asemel. Sellel kardil on võrreldes tavalise hobikardiga veel kuiv sidur, mis külmalt teeb väga-väga imelikku häält, aga on vajalik siis selle asja kestvuse huvides. Kui me liigume siit natukene ettepoole, siis me leiame, et siin on 2 kohta. Siit veel edasi minnes on siin 2 rooli, mida saab reguleerida siis selliselt, et mõlemad kas keeravad või siis vasakpoolse rooli saab välja lülitada. Selleks, et siia sisse istumine natukene mugavam oleks, on rooli asend muudetav, samamoodi väga pikkade inimeste jaoks. Ja kui me lähme siit natukene edasi, siis pean tunnistama, siin on tunne nagu istuda Dodge Viperis, sellepärast, et kui rool on minu ees, siis minu jalad on minust väga palju vasakul. Ja siin on nagu ikka piduripedaal ja gaasipedaal. Seejuures kõrvalistujal gaasi ega pidurit ei ole, aga kui me tahame kõrvalistujale anda siiski võimaluse seisma jääda, siis piduripedaalil on olemas siin selline pikendus, mille saab välja tõmmata ja siis saab tema kiirust kontrollida. Nüüd, kui me lähme siit pedaalidest veel natukene ettepoole, siis 2 inimese turvamiseks on siin, juhil on käed, mis saab panna rooli peale, samuti kaassõitel. Kaassõitel on siin veel ka turvavööd, mis teda kinni hoiavad. Aga selleks, et kokkupõrked seina või millegi muuga oleks natukenegi pehmevad, on siia ette sisse ehitatud 10 sentimeetrine sihuke amortisatsioonisüsteem, mis siis teoreetiliselt peaks natukene kokkupõrke tagajärgi leevendama. Seinasõit kindlasti mõnus ei ole ja seda me ka täna proovima ei hakka, ma loodan. Aga hea on mõelda, et Prantsuse firma on natukene mõelnud selle peale, et eestlased natukene kauem elaksid. No nii, mul õnnestus siit kardimahest uitamast leida Kaspar Nitro Aruvee, kes on teatavasti Eesti meistersportlane ringrajasõidus. Ja ma mõtlesin, et äkki tema abiga õnnestub mul oma ringeas siin natukene maha saada. Nii et plaan on selline, et me kõigepealt paneme tema rooli ja pedaalide taha. Ma lähen kõrvale observeerima, kuidas see värk käib ja siis pärast teeme väikse vahetuse ja vaatame, kuidas välja tuleb. See on üks veidramaid kogemusi üleüldse selles mõttes, et näiteks tavalise autoga ringrajal sõites Kaspari kõrval olles on ka hirmus. Ja siin on see kuidagi teistmoodi hirmus, sellepärast, et meil vahepeal tekkis moment, me proovisime niimoodi, et mina keerasin vahepeal rooli ja siis keeras Kaspar rooli ja siis me üks hetk ei suutnud ära otsustada, kumb nüüd rooli keerab.
et ma ei tea, kas sul tunne oli? Kõigepealt on see, et ma ei ole Inglismaal kunagi kaardiga sõitnud. Siin istud on teistpidi. Ei ole raske on tegelikult ümber harjuda sellega, et sa pead nagu joonduma ennast teisele poole teeserve. Et see on alguses üliveider. Aga nagu rool käest ära anda, ise pedaale vajutada on nagu veel veidram, sest nagu ma arvasin, et ma ei pea enam midagi tegema. Siis ma tuli meelde, et ma pean pidurdama, sest muidu me oleksime saanud otsa. Aga tegelikult on üliäge asi. Üliäge asi. No nii, meie sõit Kaspariga on tehtud. See emotsioon on raju. See emotsioon tuleb kindlasti kaasa ja see on asi, mida peab tulema ise proovima. Seda ei anna kirjeldada sõnadega edasi. Lihtsam on tulla lihtsalt koos kellegiga siia laitsesse, istuda sinna karti ja teha see nali ära, sest see on tõesti väärt seda. Ja te ei pea endale võtma professionaalset võidusõitjat, sest ma arvan, et see emotsioon on veel ägedam, kui te panete rooli ja piduri taha oma ämma. Näiteks? Või võtate kõrvale oma 5 või 6 aastase lapse, kes äkki veel lapsekardini ei ulata ja saab tema ka selle võidusõidu kogemuse kätte. Aga sellega me oma tänase saate lõpetame. Laitsel on veel meile pakkuda põnevaid asju ja põnevaid emotsioone ja me tuleme siia kindlasti tagasi.